Tänane Lootuse küla uudis on vilistlaste päev. Me liigume siin mööda territooriumi ja vaatame erinevaid üritusi, mis on toimumas, teeme erinevaid intervjuusid. Ja uudiste lõpus räägib Märt Vähi ka meile, milleks sellist üritust üldse vaja on. Ja hoolimata vihmast on kokku tulnud inimesi kuskil 60 ja seal telgis jagab hetkel sõna piiskop Märt Vähi. Kolm sõna, millega sa iseloomustaksid Lootuse küla? Usaldus, armastus ja alandlikkus. Kodu, pere, kasv. Aitäh sulle! Добро, Бог, деревенская местность. Вот так вот. Ja Lootuse külas on algamas praegu võrkpallivõistlus. Kohtumas on programmis olevad mehed ja ka need, kes on programmi lõpetanud. Vaatame, kuidas mäng läheb. Ütleme võitluslikult. Niisama olla ei olnud. 2 aastat tagasi samamoodi olime siin, hoidsime kõik viimast korda palli käes ja nüüd tulime täna platsile, et väga võitluslik ja annan oma paarilistele au ja vastastele ka. Kas vilistlased tulevad võitjaks see aasta? Ma arvan küll. Arvad küll, aga igal juhul hoiame teile pealt. Olen esindamas võitjaid. Võitjaid esindamas, nii et vilistlasi siis. No vot, see selgub siis jah, et kui mäng hakkab otsa saama, et kelle poolel ma siis olen, et kas vilistlaste või Lootuse küla töötajate või programmimeeste, et ma pole täpselt aru saanud, aga В тюрьме Господь коснулся моего сердца, и спустя небольшое количество времени, через год, я вышел сюда, вот Сукилу на УДО. И здесь очень здорово, здесь хорошо, все мы здесь как одна семья, как бы мы проходим через это, все вместе. Если появляются трудности, мы их вместе решаем, заботимся друг о друге. Здесь природа, лес, все хорошо, отношения друг к другу. Я чувствую себя хорошо, сейчас я трезвый 2,5 года. Нахожусь сейчас в программе 1 месяц и хочу в дальнейшем остаться здесь, как бы посвятить себя Богу и продолжить служение. Võrkpallivõistlus on lõppenud ja võitjaks tuli töötajate meeskond ja teiseks jäi rehabilitandid. Aga praegu on käimas meie selja taga rammumehe võistlus, mis ei ole lihtsalt rammumehe võistlus, vaid ka on vaja natukene teravust, kus pead paduma suhkrutükke üksteise otsa. Ja see pole nii lihtne. Ja meil on praegu seal jooksmas nende alustega Dimitri vist, kui ma ei eksi. Ja vaatame edasi, kuidas see võistlus läheb. Läks! Kuidas on meeleolu? Väga hea. See väga mõnus osaleda siuksed võistluses hea kampaga koos. See on juba tervisliku ja edasi. Kui kaua sa oled Lootuse külas olnud? 8 kuud. Nii et programm hakkab varsti lõppema? Jah, lõppima. Mis plaanid on peale programmi lõpetamist? Jätame edasi. Nii et plaan on siia jääda? Plaan on siia jääda, jah. Saab valida siit suhkrutükke? Milleks on sellised üritus üldse vaja, nagu täna toimumas vilistlaste päev? Mina usun, et need on väga tähtsad selle tõttu, et inimesed saavad kokku kõige esmalt ja toetavad üht-teist. Teiseks on toetuseks inimestel, kes on programmis. Sest inimesed, kes on programmis, vajavad näha need tulemused.
kus mina võiks olla aasta pärast või kus mina võiks olla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Ja see on nende inimestele üks tohutu suur julgustus, et näha, et kuule, asi toimub ja asi on, tead, see asi kestab. Ja lõpuks on väga oluline meil, et meie võiksime neid toetada edasi. See on nagu nende kodu ühel viisil. Ja kui me tuleme kokku, meie tahame neid julgustada edasi. Me tahame kuulda, kuidas neil läheb. See tagasiside ja see kontakt on väga tähtis, et meil oleks, et me ikka kasvaks koos. Selleks me oleme siin. Siin on majad, siin on teed, siin on mets, siin on ilusad, tead, kõik see, mida me oleme aga mis on kõige tähtsam, on inimesed. Ja kui ma näen, et need inimesed on jäänud püsima, nende elud on muutunud, mõni on läinud edasi oma eluga abiellus, tal on juba pere kaasas, ta tuleb väikse lastega siia, siis minu süda läheb väga soojaks. Ja ma tunnen nii tohutu palju rõõmu nende edukuse suhtes, et nemad on jõudnud, nad on edukalt läinud edasi ja see on minu edukas, kui ma näen nende edukust ja edasiminekut. 3 sõna, millega sa iseloomustaksid Lootuse küla? Turvalisus, armastus ja võimalused. Aitäh sulle, Märt!